Maja ei hakata harja pealt ehitama, vaid ikka maa pealt. Tuu vanarahva tiidmine paistus olevat nii lihtsa, selge ja ainumane, et ei peassigi nagu väga tark olema, et säänest asja teeda. Ja ommetigi on meil palju naid, keda tahtva katust õhku ehitada. Vanarahva tarkusega on nii ja naa. Näituses Järvamaal arvati, et maja palk ei lähe mädanema, kui tuud raguda jõulu ja nääri vahel. Seal sama on Harjumaal ol tiidmine, et kui raguda maja palki jõulu ja nääri vahel, tule susi karja. Nii et esi tiiad, mida valit. Kas olt nõun puul lambakarja tugeva majapalgi nimel ohverdama? Majaehitus ei käi tänapäeval üksnes ehitusplatsil. Siin Tartus Kodumaja tehases valmistatakse puidust moodulmaju ning igal aastal stardib siit laoplatsilt umbes 2000 sellist koormat. Majamooduleid ootab ees enam kui 200 kilomeetri pikkune teekond sadamasse ning seejärel veel tuhandeid kilomeetreid mereteed, sest Kodumaja põhiline turg on Norras ja teistes Põhjamaades, kus moodulitest ehitatakse kuni 5-korruselisi kortermaju. Puid sobib sellise asja jaoks imehästi, sest see mainitud 5 korrust, ega see ei ole piir. Saab puitkonstruktsioonidega minna ka kõrgemale kui 10 korrust. Lihtsalt tuleb õiged tehnilised lahendused projekteerida, arvutada ja kombineerida puitu teiste sobivate materjalidega ja palun väga. Kui mujal maailmas ei ole puidust suured korterelamud mingi haruldus, siis Eestis takistas 2 korrusest kõrgemale minekut seadus. Kuigi praeguseks on regulatsioone muudetud, on mitmekorruseliste puithoonete turg meil visa tekkima. Põhjamaades see-eest on puit ehitusmaterjalina väga hinnas. See konkreetne moodul sõidab mõne kuu pärast Trondheimi ja saab koduks ühele Norra perekonnale, kusjuures klient on juba varakult välja vaadanud nii seinavärvi kui köögimööbli, mis siinsamas Tartus majja sisse pannakse. Moodulitest majaehitus on hea näide täiuslikkuseni lihvitud inseneri- ja logistikatööst. Hooned projekteeritakse Eestis ning ehitatakse niinimetatud ruumiliste elementide kaupa siin ka valmis. Üks element võib sisaldada mitut tuba või tervet väiksemat korterit. Tehases saab lõpetada ka kuni 95% siseviimistlusest. Ehitusplatsil tõstetakse valmis moodulid nagu legoklotsid kokku ja tehakse vajalikud ühendused. Ühelt poolt selline konveier ehitamine on kindlasti efektiivsem. Kui ehitamine on efektiivsem, siis on kulud madalamad. Nüüd väga hoolikalt läbi mõeldud tehnilised lahendused. Juba see annab kulusid allapoole tuua, sellepärast et asjatult materjali ei raisata. Nüüd küll toob see kaasa ka selle, et me ehitusplatsil kulutame palju vähem aega. Kui me võtame projekti näiteks, mida ehitusplatsil, ma ei tea, Norras näiteks, ehitatakse 1 aasta. Siis kasutades sellist moodultehnoloogiat on võimalik täpselt sama maht valmis ehitada poole aastaga. Moodulite monteerimine teinese kõrvale ja peale, see on mõne päeva küsimus selleks, et näiteks 1500 ruutmeetrit elamispinda oleks vundamendile monteeritud. Siis läheb pisut aega veel, et teha ära kõik ühendused, tehnilise kommunikatsioonid, paigaldada rõdud, terrassid, käiguteed sinna juurde. Neid inimesi, kes ehitusplatsil sooviksid vihma ja lume ja tuule käes ehitada, nende hulk väheneb. Just hiljuti võtsime Norrast Bergenist 30 aasta sademete näitajad ja vahemikus 150–300 millimeetrit vett tuleb päevast alla igas kalendrikuus. Nii et see on ka üks väga oluline argument, eks ole, et me saame vältida ilmastiku mõjusid. Kodumaja moodulite karkassid valmivad peamiselt eestimaisest kuusepuidust, mille kvaliteeti hoolega kontrollitakse. Puidu puhul 2 kõige tähtsamat faktorit, mida me kontrollime, mida me jälgime. Üks on puidu niiskussisaldus ja teine on puidu tugevusklass. Et puidu niiskussisaldus peab olema alla 16%, mida me kasutame ja tugevusklass reeglina on C24, mida kasutatakse meie arvutustes, statikaarvutustes, et konstruktsioon oleks piisavalt tugev ja kindel erinevatele koormustele. Ehitustehnoloogia maailmas areneb ju tormiliselt ja puit on ikka selline klassikaline sajanditevanune ehitusmaterjal. Kas see seab mingid piiranguid ka või on puit ikkagi piisavalt paindlik, et sellest ka selliseid innovaatilisi ehitisi teha?
Puit on äärmiselt paindlik ja piiranguid võib seada ainult inimese fantaasia, kui ta ei küüni selleni, et puidust ehitada unikaalseid ja originaalseid vorme. Et siin võiks näiteks tuua, millest on viimasel ajal juttu olnud, et tuulegeneraatorite mastid võiks teha täiesti vabalt puidust, mis on 100 meetri kõrgused. Või suured konsoolid või suured voolavad vormid puidust on juba ammugi teostatud mitmel pool maailmas, nii et sisuliselt siin nagu piire ei ole materjali enda poolt. Moodulitest ehitamine tähendab, et igal karbil on omaette põrand ja ka lagi, mis mooduleid üksteise peale tõstes võib esmapilgul näida liigse materjali kuluna. Ent lisaboonusena annab oluliselt parema soojus- ja helipidavuse. Ent kuidas on lood kurikuulsa puidu mängimisega, mis isegi madalate majade seintesse suuri pragusid on tõmmanud? Puit ikka mängib, aga puit mängib oluliselt vähem, kui ta on õige niiskussisaldusega ja kui ta on õige tugevusklassiga konstruktsioonis. Ja tehnilised lahendused on projekteeritud niimoodi, et need puidu mängimise kohad ilmnevad seal, kus meie seda soovime, mitte vastupidi. Kui see oskus ja kogemus on käes, siis saab väga kenasti ka puidust ehitada kõrgeid korrusmaju niimoodi, et puidu mängimine ei häiri. Kui me kujutame ette, et seinaliited ja vööbrusside liited ja talade liited ja neid liitekohti on nii palju, kui iga liide annab natukenegi järgi kui 1/10 millimeetrist, siis lõppkokkuvõttes maja tasapisi natukene nii-öelda tõmbab kokku, aga me oleme sellega arvestanud. Kuskil 5 millimeetrit korruse kohta võib puit maja taanduda. Teine asi, mis puitmaja puhul kohe küsimusi tekitab, on tulekindlus, et kui ikka selline puitkarkass on, see ju põleb kiiresti maha. Puitu on võimalik kaitsta tule eest erinevate plaadikihtidega, näiteks kipsplaadiga, tuletõkke kipsplaadiga. Puitu on võimalik immutada tule vastu impregneeridega või siis ka katta tuletõkke värviga. Nii et ütleme, antud juhul ei ole korrusmaja ehitamisel puidu tuletundlikkus probleemiks. Siin on konkreetselt näha ühe 90-minutilise tuletesti tagajärg või tulemus. Need konkreetsed puitpostid on olnud 90 minutit nii-öelda ahjus, kus gaasileek on tõusnud kuni temperatuurini 1000 kraadi ja 1,5 tunni jooksul, nagu siin näha, ei ole märkimisväärset sööstumist toimunud. Teie kõige esimesed majad on nüüdseks vist üle 15 aasta püsti olnud, et olete mõne sellise lahti ka võtnud nii-öelda ja vaadanud, mis seal toimub selle aja jooksul? 2-3 aastat tagasi külastasin seda maja Norras, millest me alustasime seal tänaseks 15 aastat tagasi. Selleks, et ühele uuele kliendile seda maja näidata ja meil ei olnud plaani minna korteritesse sisse. Täiesti juhuslikult 2-3 peret, kes seal elavad, olid väljas ja kuuldes, et meie oleme selle ehitanud, siis teate sellist siirast rõõmu ja rahulolu. On tõeline nauding kogeda, mis nendest inimestest õhkus, nad olid tõeliselt rahul. Eesti on puitmajade toodangult Euroopas 10. kohal. Et 85% meie toodangust läheb välismaale, oleme ekspordilt koguni 4. Soome, Rootsi ja Saksamaa järel. Pooled meil toodetud majadest rändavad Norrasse või Saksamaale. Kas Eestis on tõesti majadele nii vähe ruumi, nii palju ehitatakse? Ei, eestlane armastab stiili. Eestlane elab ikka vanas majas, sest igav on elada majas, millel pole väärikat ajalugu. Üldiselt me teame ju kõik väga hästi, mismoodi asjad peavad olema. Me teame, et teed käivad niimoodi, me teame, millised peavad olema korralikud sõiduvahed, me teame, millised peavad olema majad. Ja täpselt samamoodi me tegelikult kujutame ette, milline on üks korralik puumaja. Ja kui sa näed midagi hoopis teissugust, siis tabab järsku selline, ma isegi ei oska öelda, mida inimesed tunnevad, Mihkel, kui nad tulevad ja näevad seda maja, mis on küll tehtud puust,
aga mis on hoopis teistsugune puumaja kui tavalised puumajad? Ma ei tea, eks see vist oleneb inimesest, iseloomust ja tujust ja ilmast, aga noh, üldiselt inimesed vaatavad, et tore, et saab ju nii ka. Ja mulle tõesti tundub, et väga tore ja saab nii ka on täiesti õigesti öeldud. Aastal 2010 valiti see aasta puitehituseks. See maja on liimpuitmaja. Ütleks, et ta ongi, tema kehand moodustub liimitud puidust ainult ja see mõte hakkas kerima selliselt, et ma uurisin, et kuidas saaks võimalikult lihtsa seinakonstruktsiooniga teha täispuit monoliitseina. Muidugi esimene tee oli palgivarajate juurde ja traditsioonilise käsitöö juurde, et paneks sammalt vahele, varaks palgi ära, tõstaks hunnikusse valmis, et teema lõpetatud. Aga siis selgus, et see ei olegi nii lihtne, et peab kõigepealt talvotsa otsima sirgeid mände metsas, siis need ära ladustama, siis nende järgi saab vaadata, mis kujuga maja üldse teha saab ja kui suurt ja kõik nurgad peavad olema, ütleme täisnurga all, et klassikalised tapid ei võimalda seal vigurdada väga. Ja siis hakkasin mõtlema seda, et tegelikult kaasaegne tehnoloogia on arenenud ju nii palju edasi, et miks ma peaks läbi kõige selle valu käima, et tegelikult võiks ju täitsa vabalt võtta ja osta poest sirged latid. Võrdlesin hinda, puu peale saagimist ei olegi nii palju kallim kui enne saagimist, et sisuliselt hinnad võrreldavad, sest saetehnoloogia on nii arenenud, et see saagimisprotsess ei muuda puidu kuupmeetri hinda. Mul on seina jaoks vaja teatud kubatuuri, siis ma arvutasin selle välja ja edasi oli juba vaba. Ehk teisisõnu, siin on tegelikult kellegi jaoks hunnik prusse, mis on kokku liimitud niimoodi, et see moodustab maja. See hunnik tuleb lihtsalt fikseerida ohutuks muuta, et ta ei kukuks kellelegi pähe või tuul ei tuleks läbi või sääski tuleks läbi ja siis ongi teema lõpetatud. Täispuit monoliitseina idee saab alguse juba Mihkli lapsepõlvest. Nimelt kuivatas mehe vanaisa hoovi peal laudu, virnade vahele tekkisid ruumid, mis sobisid ideaalselt ajutiseks mängupaigaks. See mälupilt taskus käis mees läbi arhitektikooli ja jõudis lõpuks maja ehitamiseni. Põhimõtteliselt see nüüd on, kui me vaatame siit alt, siis on lihtsalt prussi peale, jookseb järjest. Ta on lihtsalt vastavasse pikkusse saetud. Mõte lihtne, et märkisime maha selle esimese kihi. Kui esimene kiht oli valmis, siis teine kiht lihtsalt kerkis järgmise peale ja reegel oli ainult selline, et ta astub 5 sentimeetrit edasi järgmine tapp eelmisest ja järgib seda juhtjoont, mis on niisugune virtuaalne joon siin, kujuteldav. Et siis selline 5 sentimeetrine tapp tegelikult võimaldab seda, et ta jäigastab seina, seal tekib ruumiline konstruktsioon, et kui me lapime täiesti sirge seina, siis ta on nagu paberileht. Aga kui me teeme ta natukene kõvera, siis need tapid iseenesest moodustavad sellise sidusstruktuuri, et ta moodustab sellise monoliitse kooriku. Päris uut jalgratast Mihkel muidugi ei leiutanud. Põhimõtteline erinevus palkmajast ei olegi suur. Küll võimaldab prusside PVA-ga kokkuliimimine selliseid ehitusvorme, mis palgi puhul liiga keerulised või lausa võimatud teostada. Hetkel tegeleb Mihkel tehnoloogiliste küsimustega. Selleks, et idee saaks tootmisküpseks, tuleb leida lahendus, kus sobivas pikkuses prussid valmis saetakse, kas kohe ehitusplatsil või siiski olemasolevates saekaatrites. Maja kokkupanemine peaks detailide õige märgistamise korral olema sama lihtne kui legoklotsidest ehitamine. Selle majaga seotud emotsioonide õuest on pool minu arvates, teine pool on siin selles ruumi sees. Ma saan aru, et tegelikult on see juba vaba valik, eks, mismoodi ma selle hoone lõpetan. Siin on lihtsalt nagu mindati sellist võlvkatu laeteed. No mõte jällegi oli iseenesest päris lihtne, et kui selline materjali hunnik lappida ruumiks, et kuidas see ruum siis lõpetada, siis peaks hakkama nagu sildama taladega, siis peab hakkama lage ehitama, peab hakkama jälle sellist kihilist ehitust harrastama. Aga mulle tundus jällegi vastupidi see, et kui on juba selline täismonoliitmaterjalist sein, siis võiks olla ka
ülevalt see samamoodi minna kokku. Mõte oli väga lihtne, et ei peaks hakkama lage ehitama ja alt naelu kopsima ja kruvima alt, et siis tegelikult olles ladumas, kui algas pihta viilu tekitamise aeg, siis sai lihtsalt iga latti 5 sentimeetrit sissepoole nihutatud ja ruum sulgus iseenesest, lae ehitamine jäi ära. Kui Eestis praegu ringi vaadata, siis plekk ja klaas, plokk ja nii edasi, puit üsna harva. Miks see nii on? Kui siis on nagu palkmaja, aga puidust me väga ehitada ei armasta. Lihtsam on ju minna poodi osta valmis materjal, sa saad garantiid anda, lubada, et see püsib, see on sirge, see on perfektne kõik. Aga kui sa tegeled puiduga, siis temal on oma elu, oma mängimised, oma selline spetsiifika, et siis on palju keerulisem, et sa pead jääma justkui selle objektiga seosesse ja paljud inimesed tänapäeval ei taha sellist vaeva, see on nagu puitpaat või siis plastikpaat, et plastikpaat on lihtne pidada, aga puitpaadil on oma selline tunnetus sees. Ehituskontsern võib ise ehitada betooni, ise ehitada klaasi, aga puit tuleb alati aldevõtuna, sest see on niisugune madalam mateeria. Kui juba prantslased mõtlevad sellele, et tegelikult puit kui ise taastuv, ise tekkiv materjal tuleb ära kasutada ja need CO2 kvoodid tegelikult hakkavad 5 aasta pärast ehitusmaterjalide hindasid mõjutama, siis ma arvan, et see, kuidas puit iseenesest tuleb üle Euroopa kasutusse, on tegelikult selline 5 aasta perspektiivi küsimus ja kui Eesti tegelikult selle infobaasil hakkaks juba praegu arendama mingit puidu ideoloogilist mõtet selliselt, et teha kas siis puidualane instituut, kus oleks koos know-how ja tootmine, mis on kohalikult siin väga tugevalt olemas, siis tegelikult me võidaks väga suure turu, mis on vaba nišš Euroopa ehitusturul. Kudamaja, nõnna katus. Tuu, et puitmajale kõige parempide lastukatus sobis. Tuu on eestlastele juba 200 aastat teeda olnu. Aga kas lastu pead ka enne millegagi immutama, millegagi määrma, tuu on vaieluse küsimus. Kas kaitsekiht pikendas lastu eluiga või takistas loomulikku hingamist? Ma arvan, et tuu tõde ei olegi võimalik ütelause ütelda. Ja niimoodi on ka päris elun. Inne kui sa lähed tõist inemist või tõist riiki kaitsma ja päästma, küsi kõigepealt ta käest perra, et kas tal ka kaitset vaja lätt. Lahemaa metsaterüppes asub ja tegutseb üks väike pereettevõte. Põhjala Puu on selle ettevõtte nimi. Ja tore on ta selles mõttes, et valmistatakse siin traditsioonilisi puitkatuseid. Üller, siin oma kodutalu hoovis on kõik majad erinevate katusetüüpidega puidust. Mis tüüpi katused need nüüd siin kõik on? Laastukatus, kimmkatus ja sindelkatus. Ja soovijatele me kõike seda ka näitame, aga antud juhul on siin laastukatuse juures hea vaadata ka seda puurenni varianti, mida on võimalik puitkatusele panna. Siin on nüüd kimmkatust näha, mis on ka nüüd 2000 alguses pandud ja kui kimmkatuse paigaldusel on samamoodi oluline jälgida, et need jätaks paisumisvahed siia vahele, et muidu kui lihtsalt vihma sajab, siis ta tursub üles. Siin on praegu hea vaadata, et see on nüüd suht värskelt paigaldatud. Ta on veel ilus valge. Et see on nüüd valge, jah, see võtab nüüd natukene aega, et ta läheks halliks ja tegelikult on see, et see on nüüd veel tõrvamata, et selle ma tõrvan siin katusel nüüd ära. Siis ta tuleb selline ilus tumepruun sindelkatus. Kust kohast need puud tulevad ja millest neid katuselaaste, kimme, sindleid teete? Ja eks palgid tulevad ikka metsast, eks ole. Aga iga palk vist ei sobi? Iga palk ei sobi, jah, selle jaoks siis tuleb nad välja sorteerida, et tihtipeale niimoodi, et kogu
palgimajandusest sobib võib-olla ainult kuskil 10-15%. Aga siin on siis kuused, männid ja haavad, millest te teete? Jah. Aga mis praegu siin on? Praegu siin on haavapalgid, nii et ja sealt paistab natukene kuusepalki ka, aga täna teeme laastu siis haavapalgist. Üks katus, ma olen kuulnud, kestab 30 aastat. Kui ta on veel saadud sellisest puust, millel on niisugused head tihedad ringid, siis 50-80 aastat on hoolet. Jah, selline rusikareegel on, et ühe kihi kohta on siis katuse eluiga 10 aastat. Aga tegelikult nüüd sinna mängu tulebki see, et erinevad asjad, ühesõnaga, et katuse kalle, kas seal ümber on puid, kuidas seda hooldatakse, kas õlitatakse ja nii edasi, et see kõik lõpuks määrab selle katuse elu. Kõigepealt tegelikult sa võiksid proovida ühte lihtsamat asja, ehk siis natuke koorida palki. Kõigepealt koorime ära, et saame mustuse ümbert ära, et siis laastumasina tera sellega ei nürita. Aga kuidagi nagu ilma ei saa kuidagi seda masina? Ei saab ka, aga ma lihtsalt tahan säästa tera. Aga ma võin nüüd, aitäh, ma koorin ta lõpuni ära ja siis lõikame siit ühe vastava paku, täpselt nii pika paku, kui pikka laastu me tahame. Antud juhul siis meie teeme 51 cm pikkused laastud. Siin on tehtud mõõdulatt valmis juba. Sellega on hea lihtne, paneme palgi peale. Saame õige pikkusega pakud siit nüüd saagida. Võtan ketta ära, et saaks praod ja värvimuutuse otsast ära ja siis tulevad korralikud pakud juba edasi. Et siin lööme oksad välja ja siis õige laiusega sektorid. Õige laiusega sektor tähendab siis, et see sektor on täpselt nii lai, kui laia laastu me tahame. See on nüüd siis see masin, millega laaste lüüakse. Aga kuidas vanasti tehti? Esimene katus oli pilpokatus. Jah, pilpokatus ehk siis liimeistriga tõmmati käsitsi ja need kestsid isegi veel kauem võib-olla, kui tänapäeval lastumasinaga tehtud, sest need tõmmati ilusti pikki jõudu. Aga tänapäeval ei ole kellelgi aega käsitseda tõmmata jõudu ja tahtmist, et selle jaoks on välja mõeldud laastumasinad, mis tegelikult mõeldi välja juba 20. sajandi algusest, nii et üle 100 aasta vanad masinad on need. See on 2 mehe töö või on ta nagu sedasi 1 mehe töö? 2 mehega on tunduvalt mugavam teha. Ehk siis teie hakkate täna mulle siis laastumeistri õpipoisiks siia otsa. Ma võtan siin positsiooni. Ma kõigepealt lasen paar laastu, mis tuleb siit äärest. Need viskad kõrvale ja siis tuleb korralik ja see läheb juba pakki, mis läheb katusele pärast. Ma võtaksin siit nüüd laastud kaasa ja siis me vaatame, kuidas me nad katusele paigaldame. Kuna me tahame 3-kordset laastukatust saada, siis tähendab seda, et me peame laastu kõigepealt 1/3 ära lõikama. Miks see vajalik on, kohe näitan. Kõigepealt võtan siit 1/3 ära. Ja esimesed laastud, me näeme, kuidas soomus jookseb, me paneme tagurpidi. Miks? Sellepärast, et see nüüd jääb hoidma seda katuse äärt. Sest kui me paneme kõik laastud nii pidi, siis katus hakkab keerama alla. Ja pärast 2/3 õiepidi ja siis juba täispikk läheb samamoodi siia. Kuna siit see osa jääb paistma juba äärest, siis nüüd tuleb alati jälgida siis seda soomuse suunda. Et kui keerata laastu natukene, siis on näha, et vesi jookseks pealt ilusti maha. Ja 1/3 oleks hea, kui panna laiuse osas siis katma. Hakkame siis panema seda teist kihti, et mille puhul on siis näha, et kuidas ta jääb.
jah, kuidas ta tõusma hakkab katus, et see nüüd antud juhul on siis juba 4. rida laastu aga tegelikkuses alles esimene kiht, mis tõusma hakkab. Lööme selle 4. kihi ära, õiepidi jälgime seda soomust ja siis võtame alumise piirdelaua ära ja selle piirdelaua siit ja siis vaatame alt katusäärt, kuidas ta toetab seda katusäärt, see 1/3, mis me teistpidi panime. Ja siis me näeme juba üles tõusnud soomust ka ja see jookseb siis lõpuks sinna nii-öelda kuni katuse lõpuni välja. Aga kuidas seda katust nüüd ilmastiku või tulekindlaks teha? Selle jaoks on hea männitõrvaga üle teha, et kui ta nüüd kuivaks 2-3 nädalat suvel, siis saaks teda ilusti üle tõrvata, siis ta läheb selliseks ilusaks pruuniks ka. Puit, mis materjal see on selline? On see tulevikku suunatud või on ainult see selline friikide ja ökoinimeste materjal? Iga uus on ju unustatud vana ja tegelikult kõik arvavad, et ta sobib ainult vanadele majadele, aga tegelikult uusehitistele oleks see ju ideaalne lahendus. Et praegu õnneks ma räägin, et juba Eesti arhitektid juba kasutavad fassaadide peal, katuste peal, siseinteriööris kimmid, sindlid, laastud, kõik sobivad ja see on tõesti tuleviku materjal. Maatei maja maasikmarjust, katus pääle kikkaharjust, paaripantse partsimunnest, trepiteiet edremunnest, ahitettu armastusest, õve akna suurest õnnest. Kui tuleb pilvist ala, mõtsa lää ja langetaselt kõrraliku tugitala, pane sääntse maja pistu, kus sa ütsindagi istu. Aga kaua ei ole enam kannatada, selle et järgmine mõtsapeatus juba pool tunni vähem kui nädali pärast.